Ja Stuub on siin 3 tunniga jooksnud maratonit, aga kuidas endal on läinud? No ma olen ka seda maad jooksnud tõepoolest ja aeg on 2:26, nii et päris kiiresti, kui vaadata. Ütleme nii, et võrdluses, et Stuub oli veel 10 kilomeetri kaugusel finišist, kui mina olin juba kohal. No, nii et kui neid numbreid ja arve vaadata, siis sobite presidendiks küll ju. jaa, ma arvan ka, vähemalt see füüsiline ettevalmistus on olemas. Aga siin on füüsist tegelikult vaja, see võib-olla paistab, et ei ole füüsist vaja, aga tegelikult on see hommikust õhtuni, see nõuab väga tugevat füüsist ja kogu aeg peab tähelepanu ka olema Erk, et paljud ma vaatan nooremad kolleegidki kukuvad kõrvalt ära, sest ta nõuab füüsilist pingutust. Ja. Mul on selliseid hetki olnud, kus stress on nii suur, väsimus on nii suur, et ma lihtsalt võtan jõuga, lähen jooksen kas või 10 kilomeetrit, ma olen nimetanud seda läbi tormi jooksmiseks, et ma olen nagu puhastustulest siis läbi käinud, et kindlasti tunnete ise ka, et vahel on selline hetk, et kohe peab midagi tegema. No minul on vaja kedagi kõrvale, et kuna ma olen võib-olla isegi selles mõttes nagu loomult laisk ja raske on ennast sundida, aga kui keegi kõrval on ja ütleb ja sunnib, siis ma lõpuks ikka võib-olla panen need ketsid jalga ja spordihiided selga ja lähen ja pärast on hea tunne, aga jah, kedagi on kõrvale vaja, et seepärast ma olen ka varem käisin ikka tennist mängimas ka pojaga, et siis sa tead, et sa ei saa teda petta, et sa ei lähe kohale, et keegi partner on olemas, siis see sunnib sind rohkem. Aga kas vahel on nii ka, et nagu rääkisime, et on kedagi vaja, kes nagu innustaks, aga vahel selline tunne ka, et tahaks täiesti nagu üksi olla ja jalutada ja oma mõtted kõik selgeks mõelda? Oi, need hetki on ikka, mille tahaks, aga paraku ongi tihti niimoodi, et kui sa tahad neid hetki endale, siis sa ei saa neid võtta, sa ei saa ise otsustada. Et see ongi võib-olla selle töö omapära, et ükskõik varasemad ametid, ka rektori ametid ja kõik, kuskil on mingid tähtajad, kuskil on midagi teha, aga sa saad selles raamistikus oma aega sättida, millal sa puhkad ja millal sa siis pingutad. Siin on see väga selgelt tegementeeritud, sa ei saa puhata siis, kui sa tahad puhata, sa pead tegema siis, kui sa oled väsinud ja see on omaette koormus peal.